No kujuta pilti või, et pingviinid olid esimesed loomad, kes abiellusid. Ära plära. Ma ei plära, maimu. On põhjalikult uuritud, et pingviinid otsivad endale kaaslaseid ja loovad paarisuhteid, mis kestavad mõnikord terve elu. See on hämmastav, mis tulevikus ma elan. Ma räägin kodumasinaga juttu. Omal ajal oleks hullavisse pandud. Tehisintellekt ei liigitu kodumasinate alla, kuigi mõnedel kodumasinatel... Küll tasa nüüd. Hea 5 tähega 4 on M. Sigma. Vanaema, ma tahtsin sul prügi välja viia, aga sa oled juba ise viinud. Tubli, peabki liigutama. Ei ole mina pidanud juba mullu kevadest prügi välja viima. Mul ei tegi seda ju üldse. Okei. Tead, kui keegi kuskile kutsub või midagi pakub, ma ütlen, kohe pane meili. Paberit ei kulu üldse, midagi üles kirjutama meelde jätma ei pea, ma olen moodne mutt, mõtlen. Vau. Kas ma aitan sul nüüd ristsõnu lahendada? Ei ole tarvis, ChatGPT teab kõike. Nii et sa teed ristsõnades sohki. Tead, see pole sohi tegemine ja väga huvitavat juttu räägib. No ja räägite siis tihti või? Näiteks pitsa äärtest. No viimasel ajal üsna tihti. Tead, ma saan oma suhtlemise vajaduse kohe niimoodi rahuldatud ja teile käin ka oluliselt vähem pinda. Mida sa räägid, sa ei käi meile pinda. Ja pealegi tehisaruga rääkimine on ju meeletu ökoloogilise jalajäljega. On või? Muidugi, see on tohutud serveripargid, mis huugavad, lisaks veel selle kõige jahutamine, see võtab tohutult energiat. GPT on see tõesti nii? Kristjanil on tuline õigus. Ma arvasin, ma on ökomutt. No ja vaata, see pane meili. See on ka natuke kahe otsaga asi. Palju sul neid meile juba postkastis on? 7238. No näed, digiprügi tekitad sa küll lahkelt. Noh, ole hea, too mulle ülevalt siis entsüklopeedia 3. köide, mis ma raamatukogust laenasin. Ma hakkan otsast siin siis kustutama. Seda piltide ja meilide kustutamist tuleks teha ka mitu korda aastas, mitte ainult digikoristuspäeval. Nüüd läks terve pilt Digiprügi on kasutud, aegunud, dubleeritud andmed, mida enam keegi ei vaja ega kasuta. Meie telefonide ja notiseadmete vestlusrakendused salvestavad pidevalt fotosid, andmefaile, videoid ning meilivestlusi pilve, mida sageli enam ei vajata. Pilv ei ole aga nähtamatu. See on hiiglaslike andmekeskuste võrk, mis tarbib ööpäevaringselt üüratutes kogustes elektrit ja vett. Tehisaru kasutamine on samuti suure keskkonnamõjuga, sest andmemahtude töötlemine ja mudelite koolitamine nõuab tohutul hulgal energiat. Jäta meelde, kustuta regulaarselt tarbetud failid, fotod ja e-kirjad. Loobu uudiskirjadest, mida sa tegelikult ei loe. Kasuta tehisaru ainult vajadusel.